Järgnevalt läheb siis padja peale Ridala kabimütsi pits, mis siis on tehtud metallist ja pitsi tegemiseks läheb vaja 18 pulka mähitud niiti, 2 pulka friseed ja 1 pulk metalllehte. Mul on siin olemas ka spikker, mille ma olen siis ise joonistanud. Kellel seda vaja on, võivad julgesti minu poole pöörduda, et pitsi muster saada ja ühtlasi siis alustame pitsi tegemisega. Kõigepealt siis pitsi ülespanek. Valin pitsi panekuks, ma arvan, siit selle koha, sest siin on kõige selgem ülevaade, kus ja kui palju paare olema peab. Ja pitsi ülespanekuga on siis nii, et võite panna pitsi üles selle koha pealt, kus teil endale tundub, et on kõige selgemini arusaadav, millised pulgad kuhu lähevad. Ja ma võtan siit laine keskkoha, sest mulle tundub, et minu jaoks on see kõige selgem. Võib võtta ka siit selle lehviku keskkoha, aga praegu jah, otsustasin, et võtan selle laine keskkoha ja hakkangi siis otsast peale panema. Et selleks ma siis kasutan tehnilist joonist spikrina ja pulgad on mul ka siia ära keritud kõrvale. Jälgin tehnilist joonist ja sellest tulenevalt siis ka vaatan, kuhu ma siis paarid peale panen. Välimisse äärde tuleks siis panna 2 paari mähitud niiti. Tegu on siis metallpitsiga ja see tähendab seda, et niiti tuleb kohelda ettevaatlikult ja võib-olla mõningase suurema ettevaatlikkusega kui nii-öelda seda niiti. Nii-öelda linast niiti ja pulgad on mul juba erinevalt ära keritud. Pulkade vahe on väike, sellepärast siis annan siit kerides sellele järgi ja panen nad siis minu jaoks nagu õigesse pikkusesse. Nii, siia poole tuleb siis 1 paar panna. Siia läheb 1 paar ja siia keskele läheb 2 paari. Muidugi võib hakata kohe ka äärest tegema ja vastavalt sellele, nagu paare vaja on, neid juurde panna, aga praegu õpetamise mõttes ma panen kõik paarid padjale ära ja siis vaatame, kuidas see niplamine käib. Praegu jah, siis eesmärgiks pulkade padjale panemine. Kui ma sealt kaadrist väljas olen, siis sellel ajal ma annan järgi siit nii-öelda sellele pulgale, mis mul siin parasjagu on. Ma kinnitan ära siit. Nii, vaatame, mis mul siin läheb. Siia läheb ka 2 paari. Kaks paari pulki. Ja jälle annan siit järgi. Vaatan, kui pikalt. Ja teen siis konksukese ümber 2 keerdu. Üles on pikemaks. See läheb siia poole. Nüüd on mul veel 1 paar siis või 2 pulka mähitud niiti ja selle ma avastasin, et see tuleks panna hoopis siia vahepeale, sest
siit on seda kohe vaja. Nii, nüüd on mul üks paar friseed, mis läheb siia kõige välimisse. Et frisee on mul ka siis konksukestega pulga peal, paari peal ja see läheb siis siia, siit anname veel natuke järge, et pulgad oleksid ühepikkused. Ja metallleht siis peaks tulema siit keskelt sisse, aga selle me võime panna ka tegelikult töö käigus siia juurde, et las see esimene sentimeeter siis olla nii-öelda harjutamise mõttes. Ja praegu teen löögi siin võrgupinna keskel, kinnitades ära need pulgad siit ja teen risti ja keeru. Siis siin on nüüd selline lugu, et see paar peaks tulema siia järgmisesse auku ja vaatan, mis siit väljastpoolt siis tulema hakkab. Et siit ma ise otsustan, et üks paar on siis, mis tuleb mööda äärt ja see paralleelne siis käib edasi-tagasi. Et läheb vahelt läbi, teeb keeru. Nii, mis meil siin on? Siit tuleb ka vahelt läbi, teeb keeru, siis see paar tuleb ka siia ära kinnitada. Ma kinnitan selle praegu nii, et teen siia löögi, kuigi tegelikult peaks ta minema. Ei, ma ei tee siia löögi, sest muidu ta läheb rütmi segamini. Et ta läheb siit, teeb keeru ja tegelikult läheb see siia samma auku tagasi valge juurde ja tuleb jälle vahelt läbi ja läheb siit ülesse. Ja siin on nüüd nii, et tuleks teha nii mõlemale paarile 2 keert, 1 ja 2. Ja siis tuleb poollöök, nõel, poollöök. Et väga vähe on neid kohti, kus saab metallpitsis nagu lugeda, et tulevad poollöögid või ei tule poollöögid, et tavaliselt on need üksteisest läbi punumised. Et peale seda poollööki tulevad siis lisakeerud ja teen ääre siis joont jälle edasi, et täpselt nii kaua, kui saan teha 2 paari vahelt. Siit tuleb nüüd jälgida, et jääksid keerud sinna, et jooksupaarile, siis tuleb siit 2 vahelt läbi, tuleb nõel. Nõela võib panna natuke viltu, sest muidu see pits kipub tõusma ülesse, et mõlemasse poolt äärde siis võib panna viltu nõelad. Ja jälle siin peab olema keerd, jooksupaar 2 vahelt läbi, keerd peale ja teise äärde jälle välja ja keerd peale. Nüüd tuleb siis vaadata, et kuhu see järgmine paar ennast tahab kinnitada, aga siit tehnilise joonise pealt, mis mul on siin kõrval, on siis näha, et tegelikult see paar kinnitub siia, et selles kohas ei ole nagu mingit kinnitust, et lähebki nõel, jälle paar 2 vahelt läbi, välja, 2 vahelt läbi, nõel ja keerud ja 2 vahelt läbi ja 2 vahelt läbi. Nii, nüüd oli siis see koht, kuhu siis jälle siit tuleb üks paar, peaks kinnituma, 2 keerdu on peal ja 2 vahelt läbi, keerd, nõel, 2 vahelt läbi, siis veel siit 2 vahelt läbi ja välimine äär. Keerd on vahel, et need keerud on tehnilise joonise peal näha ja nendest tuleb kindlasti kinni pidada ja samuti tuleb pitsi tehes jälgida,
et see nii-öelda see jooksupaar, mis käib siit siksakis edasi-tagasi, et need niidid oleksid paralleelsed, et sellepärast on nad keritud ka erinevatele pulkadele, et seda paralleelsust oleks lihtsam jälgida ja säilitada, et ei tekiks olukorda, kus nad omavahel pulgad keerlevad, et olen ka selle ära proovinud ja ei jäänud siis ilusasti jooksma. Et jälle keerud, kui teil nüüd juhtub, et siit hakkavad paarid sisse vajuma, nagu mul ka siin tegelikult juhtub, siis see sõltub nüüd pingutamisest, siis võib alati kasutada abinõelu, et kui teil hakkab kuskilt vajuma, pange abinõel juurde, et metallpitsist tuleb seda kasutada päris tihti, nii-öelda nende fikseerimise kohti, sest sellist head lahendust ei ole, et kipuvad need niidid liikuma omavahel ja sellepärast siis saab neid abinõeltega ära fikseerida, et abinõelu pitsi mustrisse siis ei märgita, et sellest tulenevalt siis jääb see nüüd iga pitsi tegija nii-öelda enda sooviks, et mitu siis tal on. Et nüüd ma vaatan oma tehnilise joonise peal, et siit, kust üks paar siis lainesse sisse läks, siis vahepeal on 2 nii-öelda tühja ja et kolmas siis juba tuleb see, kust tuleb ülevalt lainest paar jälle välja, et see on nüüd see koht, kust ma edasi teha ei saa. Et näete, nüüd ma tõmbasin siit ära selle paari, et panen siia kohe nõela, et oleks kindel, et ta seisaks paigal. Nii, ja lähme nüüd lainesse ja ühtlasi paneme siis juurde ka siit selle metalllehe. Et siin on huvitav see, et teeme siit siis, hakkame pihta. Nii, valime välja, kumb on kumb ja hakkame siit siis minema. Nii, jooksupaar käib edasi-tagasi. Vahepeal on siis frisee ja frisee nüüd kinnitub mitte nii-öelda sellele jooksupaarile, vaid 2 paari vahel olevale siis kohale, et see nagu on nüüd natukene teistmoodi kui võib-olla mõnel teisel pitsil, aga nii ta meil siin on ja las tema siis olla. Et jälgime jooksupaaril seda, et ta ei oleks keerdus ja siis nendel äärepaaridel just vaatame, et oleks keerd peal, et sellest tulenevalt. Nii, nüüd on siis see frisee kinnituskoht, et frisee kinnitub siis siit selle välimise ääre külge ja ühtlasi tuleb jälgida ka keerde, sest keerde on siin küll hõredalt, see tähendab seda, et neid ära jätta ei tohi, aga väga palju ei saa neid ka juurde teha, et siis nad rikuvad jälle pitsi. Nii, nüüd on see koht, kus tegelikult peaks tulema sisse nii metallniit kui ka siit altpoolt üks paar vahetab kohta, et ma nüüd panen siia metallniidi, fikseerin ära ja hakkan siis, et metalli ma panen natukene kaugemale, et ta mind ei segaks oma otstega ja ühtlasi, nii vast nüüd püsib, ühtlasi keeran siit välja ka
keerud, mis siia on tekkinud, et enne hüppas see niit väga lahti, nii et võib-olla sellest tulenevalt ma natuke kerin teda kokku poole, aga pean olema ettevaatlik, et ei murraks seda niiti ära. Et äkki panen natukene vahepeal lähemale, et oleks nagu mugavam jälgida. Et tõenäoliselt hakkab nüüd hüppama, aga proovime siis. Et metallleht ja ühtlasi ka see teine mähitud niidipaar tulevad siis läbi selle laine ja liiguvad üles, et siit saab siis seda suunda vaadata. Et liiguvad nad siis samast vahest, kus teine niit alla tuleb. Et see siis annab selle fikseerimise variandi, et ta fikseerib õigele kõrgusele need niidid. Ja lähme siis nüüd alla. Paneme nõela. Ja hakkame samamoodi üles tulema, võtame kaasa ka siit järgmise paari metallmähitud niiti ja jõuame jälle siia üles, et üks läbi ja teine läbi ja jäävad sinna siis püsima. Siin nüüd üleval tuleb vaadata, et kui me hakkame alla minema, et siis me võtaksime kaasa õige paari, selle sama paari, mis käibki laines edasi tagasi, mitte ei võta seda võrgust tulenevalt tulevat paari kaasa. Jõuame jälle laine alla. Siin on mul jälle väike märge selle kohta. Tuleb siit laine alt võtta kaasa veel üks paar ja liigub jälle üles paralleelselt ja fikseerime jälle selle nõelaga ära. Vaatame, kumb paar on nüüd õige. Jah, see jääb seisma ja liigume. Liigume siit. Siin tahab jälle üks laines olev äärepaar hakata kohta vahetama. Panin abinõela, et fikseerida selle äärepaari asukoht. Jooksupaar käib edasi-tagasi. Pean veenduma selles, et jooksupaar oleks fikseeritud keerdude vahele ja saan siit veel ära teha, ma arvan, 2 nõela, enne kui jõuan siis, kasutan siin ka igaks juhuks ühte abinõela eelmise laine nii-öelda tipu juures. Nii, siin ka. Jõuan veel kord siia otsa. Panen nõela. Ja läheb veel kord alla. Ja nüüd ma jätan ta seisma, sest ma ei ole nüüd väga kindel, et ma vist peaksin sealt välja tooma ka juba ühe paari. Aga keeran natuke ülespoole, et ühe lehvikust tuleneva ühe tugipaari pean siit alla tooma, nii et ma siit üles tagasi ei lähe, vaid fikseerin selle siin nurga peal ära. Nii, ja nüüd lehvik.
et lehvikus on meil nüüd siis nii friseed kui ka metallleht, et sellest tulenevalt siis jälgin jälle väga täpselt tehnilist joonist, et kuhu ma mida nüüd panema hakkan. Et siit tuleb siis metallleht läheb siit alla läbi 3 siis tugi ääre ja samamoodi läheb kaasa siit frisee. Et võtangi nad mõlemad koos, lähevad siit vahelt läbi ja lähevad ka järgmisest vahelt läbi ja kõige alumisest lähevad ka vahelt läbi ja ühtlasi fikseerin selle otsa siin. Ja nüüd hakkavad nad samamoodi paralleelselt üles tulema, et tehniliselt jooniselt tuleb siis vaadata, et metallleht jääb siis nagu väljapoole ja frisee jääb siis selle aasakese keskele. Et alati, kui metallleht läheb nõela taha, siis tuleks ta ära fikseerida nii-öelda peaaegu füüsiliselt, mitte painutades teda katki, aga pingutada metalli ei saa hiljem töö käigus ja sellepärast tuleb metallpitsi puhul kohe ta ära fikseerida. Ja hakkame minema nende 3 pulgaga uuesti üles tagasi, et siit on nüüd vaja jälgida, et see paar või see niit, mis oli algul all, läheb peale ja vastupidi. Et siin oli ka, see oli peal, siis see läheb alla ja peale. See oli siin, et siia tegelikult vahele, see vahe on nii suur, et siia saab teha ka ühe keeru, et muidu nad jäävad väga jooksma. Ja kuidas meil siis oli, et siit tuli frisee väljapoolt ja metall tuli siis seespoolt, et paneme nad siit siis, või siis vastavalt ülevalt poolt ja alt poolt. Et paneme nad siis siia paika. Et ja jälle nõela tagant tuleb metallleht ära fikseerida. Aga tegelikult fikseerisin metalllehe liiga vara, et metalllehega on nüüd selline lugu, et see veel ei tulegi ülemisse kaasa, vaid kõigepealt lähevad friseed ülemisse tuginiiti. Fikseerin frisee ära, jääb seisma, järgmisesse nõela tuleb metall ja alles siis fikseerin metalli. Nii, siin on üks keerd, metall läheb, joonistatud on küll pealt ja alt, aga no teeme siis pealt ja alt. Ühtlasi tuleb see metall siin ka fikseerida. Ja metall läheb nüüd siit kohe alla tagasi. Jälle sealt, kus oli alt, sealt läks pealt. Nii, võtame siit lamedaks tagasi. Ja sealt, kus oli pealt, sealt läheb alt. Ja saame siia panna nõela ja painutame ühtlasi ka tagasi. Ja selle painutamisega võib vajutada seda metalllehtega natukene lamedamaks, sest kui ta on lamedam, siis ta näitab ka palju paremini seda läiget välja. Lähme tagasi tehnilise joonise juurde siia üles ja vaatame, mis siin on. Siin on keerud olemas. Siia tuleb panna nõel ja nüüd hakkab frisee alla minema. Et siit esimesel lehviku paaride vahel on ta keerdudega, järgmisest tuleb jälle alt ja pealt, nii nagu oli. Et selles mõttes on ikkagi samamoodi, et kõik niidid peavad üksteise alt ja üksteise pealt, et midagi selles mõttes nagu ootamatut ei ole. Et jõuame siis siia
järgmise lehvikusaki juurde. Jälgida tuleb, et see niidid oleksid ikkagi fikseeritud omavahel. Nii, nüüd jääb siia frisee seisma ja ühtlasi tulen alt siis selle metalliga üles tagasi. Et siin on siis alt ja pealt. Jälle tuleb edasi. Siit saab ka minna edasi. Ja jõuan ka siia üles ja siin tegelikult ta vahelt läbi ei lähe, vaid läheb siis pealt ja alt ja jälle fikseerin, sest ma panin metallpütsi või metalllehele nõela ja ühtlasi sellega siis fikseerin ja jälgida tuleb, et ühtegi keerdu sisse ei tuleks. Ja kui see keerd sisse tuleb, siis seda hästi ettevaatlikult käsitleda, sest tegelikult potentsiaalne oht on ära rikkuda siis see materjal. Nii alt ja pealt ja jääb see siia ootama ja tuleb veel alla, tuleb frisee, tuleb alla keerdude vahelt. Ja ka siin nüüd keerdu ei ole, aga jälle alt ja pealt. Ja jälle alt ja pealt. Ja siia läheb, kuna frisee tuleb üles tagasi, siis läheb siia veel üks nõel. Ja hakkab jälle alt üles tulema, alt ja pealt. Nii, vaheldumisi. Ja siia ülesse. Nii, mis ta siin üleval teeb? Üleval oli, nüüd on siin, võtan tagasi, unustasin ülesse panemata ühe nõela, et ei tule kohe alla, et see laine oleks nagu laiem ja hoiaks paremini, siis tegelikult läheb siia veel üks nõel ja siis hakkab alles frisee alla minema alt ja pealt. Nii, alt ja pealt. Ja nüüd siis saan panna siia selle nõela, mille ma enne ära võtsin. Nii valesti oli. Ja tuleb üles alt ja pealt. Nii. Ja jälle vaheldumisi. Nii, väike laine sai tehtud. Nüüd lähen edasi selle või lehvik sai tehtud ja nüüd lähen edasi siit selle sama lainega, et keskmise lainega, sest mul on vaja siit läbi tuua nüüd need lehvikud toetanud 3 mähitud pulka ja ühtlasi vaatan ka, kuhu jääb mul metallleht. Metallleht jääb siis nüüd nii, et ta tuleb siit alt veel natukene ülesse. Ja läheb siis teisele poole siit kohast. Nii. Ja teen keskmist lainet, lähen üles. Panen siia nõela, aga samas tuleb siit samast alla ka nii, samast vahest tuleb alla ka lehviku kõige alumine tugi. Nii, see oli lehviku tugi, see läheb siia vahele, seda ma nõela taha ei kinnitagi, ta jääb nagu 2 nõela vahele. Jooksupaar käib oma tegemisi
edasi-tagasi. Jälgin, et paarid oleksid või pulgad oleksid paralleelsed. Nii, siit tahab üks paar valesse kohta liikuda, panen tuginõela. Siia panen nõelaauku ja hakkan tagasi tulema. Ühtlasi tuleb minuga ka kaasa ka järgmine lehviku tugikaar. Ja selle järgmise lehviku tugikaarega on nagu eelmisegagi, et see jääb siis nii-öelda kahe paari või kahe nõela vahele ja tugikaar. Jälle läheb üles. Saan siit nõela panna ja nüüd tegelikult tuleb siit kaasa nii see viimane tugikaar kui ka tegelikult metallleht, et siia vahesse tuleb päris palju. Ainuke, mis kaasa ei tule, on siis frisee ja see alla jõudev metallleht tegelikult on siia tõenäoliselt toodud sellepärast, et ta läigiks paremini pitsi sees, sest ega tema muud eesmärki ei ole, kui et see, et kui ta on lapikult, siis ta tegelikult läigib ja tõenäoliselt see oli ka see, miks teda nii-öelda siia siis kasutati. Nii, nüüd ma vaatan, kust kohast kinnitub frisee siia sellele paarile, mis moodustab siis laine nii-öelda ääre ja nii. Ja kui me räägime nüüd natuke ka sellest, et kuna võtta välja nõelad, siis metallpits on niivõrd pehme ja nii kehvasti hoiab vormi, ta ei ole ka väga tihe, siis minu soovitus on võtta nõelad välja nii hilja kui vähegi võimalik, et minu padja puhul siin, et ma ei lase neid nõelu siia alla, sest sealt ma neid pärast kätte ei saa, aga nii-öelda nii sügavale kui vähegi võimalik, et hoida seda pitsi võimalikult kaua nii-öelda paigal, et ta oleks fikseeritud, sest mul on juhtunud see, et ma pingutan pitsi luperguseks ja seda me tegelikult ei taha. Tahaks ju, et oleks ilus. Nii, see koht siin, fikseerime jälle frisee sinna ääre peale ja teeme lainet edasi. Nii, ja nüüd ma tegelikult edasi teha ei saagi, sest alt sealt võrgu pinnast peaksid hakkama mul juba paarid üles tulema siit, et ma jätan siit nüüd selle seisma ja vahetan nüüd kohta, et minnes siis siiapoole äärde. Ühtlasi jälgin ka seda, kuidas see tehniline joonis on joonistatud, et siin on mul siis nii, jooksupaar on paralleelne, siit tuleb sisse ja siia tuleks teha 2 keerdu, vist 2 ei mahu, teeme 1, et fikseerime selle koha siia ära ja võrgupinna paar läheb üles tagasi, et jälle keerdude vahele
noh, löögiks on seda muidugi palju nimetada, et tegelikult tuleb ikkagi jälgida seda, et milline paar millise, kus keeru teeb ja ära ühendab. Et selle võrra on seda pitsi võib-olla isegi kergem teha. Edasi läheb ka kindlasti kiiremini, kui on süsteem selgeks saadud. Et selle võrra jah. Nii, nüüd ma teen siit väljas olevat seda paela ja ühtlasi jälgin seda, et kui mul on vaja siis siit võrgupinna pealt paar juurde võtta, et mul oleks ta olemas. Nii, siin on, nüüd ma teen natuke võrgupinda, aitan järgi, sest mul on neid paare vaja. Ja vaatan tehnilise joonise pealt, et võrgupinna jaoks on 2 keerdu ja 2 keerdu ja teen poollöök nõel, poollöök lisakeerd mõlemale paarile ja siit ka 2 lisakeerdu, poollöök nõel, poollöök lisakeerd ja lisakeerd läheb siis mõlemale. Ja siin hakkab mul jälle mängima see, et siit tahab üks paar valesse kohta vajuda, panen abinõela, midagi teha ei ole. Nii. Keerdude vahele, keerd on, jooksupaar keerdude vahele, et seda nagu, et jooksupaar käib alati keerdude vahel ja nii, keerud, jooksupaar keerdude vahele, jooksupaar keerdude vahele, nii, panen siia ka abinõela, midagi ei ole teha, vajub, parem karta kui kahetseda. Ja nii, siin on 2 keerdu, siin on 1, teeme teise veel ja võrgupind poollöök, nõel, poollöök ja lisakeerd. Ja ühtlasi saan ka siit edasi, nii, jooksupaar keerdude vahele, jooksupaar keerdude vahele, nõel, nõelakaenlasse läheb siis võrgust tulevale paarile keerd, jooksupaar keerdude vahele, jooksupaar keerdude vahele. Ja tegelikult olemegi nüüd ära teinud terve mustri korra, et nüüd siis hakkab jälle see koht, kus paarid hakkavad minema siis läbi laine lehvikusse, et siin nagu midagi uut ei ole. Et teen veel siit paar lööki seda välimist äärt. Pikalt ei saa teha, sest kohe hakkab, on juba vaja see, et hakkaks, see paar hakkab siit üles minema. Et nii, saigi meil mustrikord tehtud. Aega võttis sutsukene ja üldiselt läks päris kähku.